Siis andke endast parim, aga ärge kalduge kindlasti perfektsionismile. Ja muidugi õpi ütlema ei. Ei ja veel kord ei. Ehk siis see ei ole nii keeruline. Inimesed, kuidas ma ütlen, ei viska sind enda seltskonnast välja, kui sa ütled ei. Sa ei pea võtma vastu kõikide teiste tegemisi, sa ei pea tõttama igal pool appi. Sul peavad olema enda prioriteedid paigas, sest et muidu ongi, kui me kogu aeg anname, tuleme vastu, siis meist endast ei jää midagi järgi. Egomaania on midagi muud kui see, kui ma nagu tean, millal ma ütlen ei vajadusel ja teen seda täiesti rahulikult, mitte viimasel hetkel, kui mind on viimase piirini viidud. Ja muidugi on siin hulgas ka ajaraiskajate vältimine, mis on ülioluline. Ma arvan, neid on igas kollektiivis, ehk siis kodanikud, kes mitte ei jää hiljaks üks kord kuus, vaid kes jäävad iga kord hiljaks. Tasub mõelda, kas on tarvis nende järgi oodata, mis kell nüüd koosolekuga alustada, kas me ootame ikkagi ära, millal kõik teised jõuavad kohale või me alustame punkti pealt. Kui me alustame punkti pealt, siis ongi see sama, tegelikult see on ju ka respekt nende vastu, kes on tulnud sinna õigeks ajaks ja kes oskavad hinnata enda aega. Sest need, kes ei oska enda aega hinnata, ei oska ka teiste aega hinnata. Mul on endal kombeks loenguid väga täpselt alustada. Sest alati on mõni, kellel juhtub siin elus midagi ja on ka need, kes on krooniliselt hilinejad. Aga sellepärast ei pea kõik ootama, sest et see aeg, mis sulle on antud, seda aega tuleb kasutada maksimaalselt ja seda aega kasutada maksimaalselt ja maksimaalselt ka mõistlikult nii enda kui teiste jaoks.